naistöö modelli jagamise ja esitlemise kord ja meil vist liitub Pärnu ja kohe vaatan. Pärnu eksamile liitub üks töömaailma inimene, kes siis teeb uue korra järgi, ehk siis tema tuleb oma modelliga ja tõmbab meid pileti, vaatab värvitehnika ja siis tema teeb sedamoodi. Et Pärnu on siis võimalus ka jälgida sel juhul, kuidas see asi toimib. Nii, mis see küsimus on? Nii, küsimus on tulnud Reedalt. Kaja, hetkel on juuksurite kodulehel üleval nii vanad kui ka uued kriteeriumid. Kas on uued? Ja. Mis see tähendab siis? Uued, nagu ma seletasin just, et uued siis, kuna te saatsite meile kirja, et ei soovi uute järgi, siis uued hakkavad kehtima järgmisest korrast. Praegu kehtivad siis need vanad sellel eksam. Nii, vastus, okei. Jah, sest töömaailm tahab muudatust saada ja meie nagu oma väljaõpetatud õpilasi või tahame nagu uue korra järgi siiski natuke rohkem testida. Nii, nagu ma ütlesin, et eksami eesmärk on siis saada teada õpilase valmisolek järgmisest päevast tööle asumist. See peab ikkagi kohe olema valmis tööle asuma. Et meie näidetel siin on ikkagi väga palju juhtumeid, kus nad asuvad tööle selles salongis, kus neil on ka praktika olnud ja juhendajad olnud. Et ta ikkagi on juhendaja käe all ja nii edasi, aga on ju juhtumeid, kus peab ka iseseisvalt tööle hakkama ja see ongi see point, et iseseisvad otsused tuleb teha. Et eksami lävend on siis 70 punkti. 69 ei ole läbitud. Kuigi tundub, et mis seal siis ikka, et see 1 punkt jäi. Aga see 1 punkt jäi. Et üldjuhul oleme me tegelikult olnud ikkagi üli empaatilised, et kui see 1 punkt me näeme, et seda jääb, siis me proovime leida selle lahenduse kuskilt, kas õpilasega vesteldes või siis vaadates üle veel väga täpselt, et hindamiskriteeriumid, et kas see 1 punkt tuleb kuskilt välja, et pigem ei ole eksamikomisjon küll selle peal väljas, et kedagi selle 1 punktiga kindlalt läbi kogutada. See tähendab, et naistöö peab olema sooritatud punktisummale, miinimumpunktisummale, siis 45,5, meestöö 24,5. Ja see punktisumma tekib siis läbi hindamiskriteeriumite, mis meil on hindamistabelis. Teie saate nüüd selles kohas ka tutvuda, kus ma teile ütlesin, see juuksurtase hindamisjuhendis. Et mis kriteeriumid tulevad hindamisele, et palun jälgige, et seal on mõned asjad sellised väga elementaarsed, mida võib-olla mõnel juhul jätab tegemata või mõtled, et mis see ikka on, aga see annab juba ka 3 punkti, et meestöös 24,5 punkti, iga 3 punkti on oluline, eks ole. Et siis kindlalt vaadake need kriteeriumid järgi, et mida me hindame, et me ju hindame ka töökoha korrashoidu. Me hindame ka seda, et kuidas juuksur nii-öelda suhtleb ja välja näeb, et siis panustage nendesse asjadesse ka. Et mida ma tahan siin väga veel rõhutada, et juuksuritöö on üks suur suhtlemine ja seda suhtlemisoskust, mitte ainult seda, kas te kliendilt saate teada, mida ta teha tahab, vaid ka see, kuidas te nagu seal vahepeal olete, et kindlasti määrab rolli teie selle hinde kujunemisel või punktisumma kujunemisel. Ja me aina rohkem paneme rõhku selle peale, et me jälgime seda suhtlustööd ka. Nii, Natalja, sul on see mikrofon vist sees äkki või? Jah, et seal kogu aeg midagi vilksub. Aitäh. Siis hindamiskriteeriumid tahan veel rõhutada. Mingisugust sellist subjektiivset asja ei ole, et mulle meeldib, aga näiteks Triinule ei meeldi, eks ole. Või vastupidi, mingit meeldimise asja seal sees üldse ei ole, mida me täna hommikul arutasime, et võib-olla on isegi natuke kahju, sest et mõni töö on silmatorkavalt stiilne ja moodne, tahaks nagu tunnustada ja teine võib-olla ei ole nagu selle maitsega nii väga hiilanud või ei ole saanud sellele modellile midagi teha.
Et me kindlasti ei võta punkti maha selle eest, kui see ei ole nüüd ütleme vastav minu maitsele või kellegi teise maitsele või üldse ei ole moodne, aga me saame anda plusspunkte juurde stiilitunnetuse eest, et kes ikkagi väga mõtleb läbi, mida ta teeb ja see kliendile sobivus ka, et me alati lisame need punktid, et need võivad ka väga palju päästa. Siis kui eksam on sooritatud, tähendab mitte sooritatud, vaid eksam on läbi, siis teeb hindamiskomisjon, meil ei olegi omavahel enam väga palju seal arutada, sellepärast meil on elektroonne hindamissüsteem, mis arvutab meie punktid kokku. Korra me viskame sinna siis pilgu peale just selle 69 ja 70 pealt. Ja siis me teeme kutsekomisjonile ettepaneku, kas siis kutse anda või kutse mitte anda. Ja me oleme nüüd aastaid rakendanud ikkagi seda varianti ka, et kui ei õnnestu üks nendest töödest, siis näiteks mõlemat tööd ei pea uuesti tegema. Et juhul, kui meestöö tõesti välja ei tulnud, kas siis modellist või enda päevast või oskustest olenevalt, siis tuleb teha uuesti ainult meestöö või siis teha ka naistöö. Olen siiamaale, võin öelda, natuke kurb, sellepärast, et ei tulda tegema seda tööd, et meil oli ka nüüd välja kuulutatud 6. ehk siis tänaseks oli tegelikult järeleksami nii-öelda päev ja meile tegelikult laekus 0, 2 töömaailma, jah, 2 töömaailma osalejat ja kooliõpilastel, et ei ole see aktiivsus nii suur, et 1 aasta Tartu kooli 4 õpilast, kes tulid järeleksami tegema, päästsid minu arvamuse üldse kutseeksamist selles mõttes, et nad tegid nagu nii vinge päeva meile ja nii toredat tööd. Nad olid saanud siis juba pool aastat tegelikult tööd teha, mis siis, et nad kutseeksamist läbi kukkusid. Aga nad said selle tunnistuse ja see töö oli nagu mega. Nii, me nõuame teie käest allkirja, et te olete tutvunud selle asjaga, mis ma just alguses ütlesin ja et te teate kõiki neid punkte, mille alusel see eksam toimub. Ja seda selleks, et teil on õigus pärast eksami tulemust vaidlustada 30 päeva, eks ole, et ükskõik siis, mis variantide seal vaidlustada tahate. Et punktisummat me loomulikult ei avalda, et see on tänasel päeval andmekaitseseadusega konfidentsiaalseks kuulutatud, et eks see on rohkem ka õpetajate asi, kui nad saavad teada punktisummad ja tahavad teile neid öelda. Et hästi naljakas on see, et need, kes teavad, et hästi sooritasid, need tahavad rohkem oma punktisummat teada, kui need, kes teavad, et hästi ei sooritanud. Et seal on see ikkagi, inimesel on tõenäoliselt ikkagi väga suur saavutusvajadus, et tahad teada, kui hästi, kas 100 või 99, on ju. Et siis meie kindlalt, meie käest te seda punktisummat teada ei saa, kuigi me tahaks ka öelda, aga me ei ütle. Et siis seda vaatate siis õpetaja käest. Ja muidugi tagasiside on see alati meil üks selline teema. Ma viibisin just ka 2. mail nagu kutsekoja poolt korraldatud hindajate, juhendajate koolitusel, et seal tuli jutuks, et kõikidel erialadel on see tagasiside väga suureks selliseks, ei saa öelda probleemiks, aga kuidagi, et tundub, et seda ei anta kunagi piisavalt. Siis meie tagasiside on nüüd selline, mis on ka andmekaitseseadusest johtuvalt selline, et iga töö käigus te saate selle tagasiside, me ütleme teile, kui te ei märka, et see on tagasiside, et te saate tagasiside, et kuidas te selle töö sooritasite. Aga see ei tule selline pikk jutt, sest eksam ei ole enam mitte mingisugune õppeprotsess. Eksam on lihtsalt näitamine, mida te oskate ja kui valmis te olete. Aga meie ütleme selle konkreetse töö kohta, kas õnnestus, ei õnnestunud või mis on nagu vead, mida parandada, sest viga saab alati parandada. Et me ei hakka seda nagu loosungit panema kõrvale, et see on tagasiside, aga te kõik saate selle, et
meil on endiselt peale igat eksamit tulnud õpilaste poolt, kas või siis mõne õpilase poolt, et ei saanud piisavalt tagasisidet. Et kui piisav on piisav, ma ei oska öelda, aga igal juhul igale ühele me midagi ütleme. Ja sellist üldist tagasisidet me oleme ka proovinud ikkagi tavaliselt tekitada, et seal oli võib-olla põhjuseks see, et õpilased lõpetasid õhtul erinevatel aegadel, et kõik ei jäänud ootama, aga soovitan siiski jääda, et kui see on eksamipäev, et ma loodan, et te õhtuks endale mingit kohe reisi ei planeerinud, et jääge kohale, et siis tuleb selline nagu üleüldine väike ring, kus me ikkagi räägime midagi kasulikku õpilastele toimunud päevast edaspidiseks ka nõuandeid ja siis õpetajatele ka ikkagi tagasisidet, eks ole. Siis küsimusi ei ole vahepeal tulnud. Räägime nüüd sellest täpselt, kuidas siis eksam toimub. Kõigepealt on siis see portfooliote värk, eks ole. Et see on nüüd kuidagi väga normaalselt käima läinud. Et mul on selle üle väga hea meel, et portfooliod laekuvad meile suhteliselt kenasti ja õpetaja annab isegi teada, kes seal ootab oma viimast kedagi, et no täna või nii. Et portfooliod ka, me hindame neid omavahel 5 palli süsteemis ja portfoolio ei ole mingisuguseks selliseks pääsuks eksamile, aga te, kui selle esitate, siis te olete need 3 ainet ju juba nii-öelda vormistanud ära, et te olete need ära teinud, mis on siis habeme ja vuntside piiramine ja tegemine, kujundamine, pidulik soeng ja siis keemiline lokk. Et portfoolio mängib siis rolli, kui eksamitöö, eksami ajal ei ole võib-olla nii, kuidas öelda, nii piisav. Et seal punktid on kuskil niimoodi piiri peal, siis me arvestame natuke seda portfooliot ka ikkagi sinna juurde, et see näitab natukene inimese juures ära sellist korrektsust ja tööarmastust ka sinna juurde. Siis kui portfoolio on meile esitatud, siis me eeldame, et õpetaja on selle üle vaadanud ja siis nagu kinnitanud ikkagi omalt poolt, et see on täitsa pädev oma heade ja veadega, siis ega siis selles suhtes igas töös võib igast asju ette tulla. Et meil on ühel aastal laekunud paar portfooliot, kus on õpetaja nimi nagu tiitellehel olnud valesti kirjutatud, mis on ilmselgelt näide sellest, et kui ta nii läbi läheb, siis pole seda õpetaja lugenud. Aga me eeldame, et te olete siis ilusti tutvunud oma portfooliotega. Siis teil on digitaalne teooriaeksam, eks ju. Et see on siis selline Kerti haldusala. Tema siis saadab teile kogu selle info ja kuidas need pääsemised on. Et kindlasti teooriaeksamil on keelatud kasutada nutitelefoni või seadmed, kus infot otsida ja ka omavahel rääkida, aru pidada ja veel vähem seda õpetajaga teha. Et ütlen teile kohe välja, see on, et meil 1 aasta ühel koolil läks õnneks tänu võib-olla meie sellisele palvele kutsekojale, et ta ei tühistaks eksamit, et miks peaks 2 või 3 õpilase ja õpetaja sündsusetu käitumise pärast kannatama terve kursus, aga tegelikult taheti kogu eksam kuulutada õigustühiseks ja kõigile uus eksam korraldada. Et seal oli juhtum, kus õpetaja lubas kasutada telefoni ja mõnedele õpilastele ka andis nõu ja selliseid asju me ei saa lubada, sellepärast, et kui üks õpilane peale seda eksamit läks oma salongi ja teatas, et meil seal pidasid aru ja õpetaja andis nõu, et kuidas me selle teadmisega siis edasi elame, et kutsekoda sellest teada saades tahtis selle ära nullida, meie palusime siis teiste pärast, et olgu ta siis nii ja nendele õpilastele, kes seal nõu pidasid, esitasime lisaküsimusi eksamil ja paraku seal mõnedest ikkagi need ka läbi ei saanud. Vot, siis
Ma vaatan korra üle, kas ma kõikidest asjadest olen rääkinud. Nii, eksam siis eksamipäeval. Tuleme siis varakult kohale ja meestööga siis algab. Õpetajatele on see protseduur juba teada natukene, aga me natukene nüüd aja kokkuhoiu mõttes, sellepärast, et siin eksamid on läinud üle mõistuse pikaajaliseks, mida ei jaksa teha ei hindajad ega ka õpilased. Ja nüüd on see koht, kus me võtame siis ajakasutuse väga luubi alla ja oleme asjad ümber teinud. Et meestöö algab siis kell 10, aga 9:45 toimub modellide loosimine ja samal ajal, kui üks hindamiskomisjoni liige loosib neid modelle, samal ajal siis teised 2 või 1 instrueerib õpilasi ja räägib, kuidas see töö käima hakkab. Et kell 10 tulevad kõik loositud modellid sisse, istuvad toolidesse ja töö algab. Hakkab kliendi konsultatsiooniga, mida me 3 siis hindamiskomisjoniga käime ringi ja vaatame. Meie käest luba enam ei pea küsima, millal tööd alata, oled oma konsultatsioonil info kätte saanud, lähed pead pesema, alustad tööd. Jah, et see koht ka, ma kindlasti ütleme seda seal instrueerimisel ka, et me teeme modellidest eelnevad pildid, aga kuna te räägite ikka ju mingi 10-15 minutit, on 10-15 minutit võiks see konsultatsioon kesta maksimum. Meestega tegelikult aeg on näidanud, et ei lähegi nii kaua. Aga me teeme eelneva pildi teie modellist, et siis te teate, et see pildistamine peab eelnevalt ära käima. Ja siis teete oma meestöö ära, siis teil on diagnoosilehed ja konsultatsioonilehed seal laua peal, mida ilusasti täita, et need diagnoosi ja konsultatsioonilehed on selline naljakas asi, et me räägime täna teile seda, et pange igale lehele nimi peale. Me ütleme teile seal hommikul, et pange igale nimi peale, aga ikka mõnel juhtub, et seda nime seal peal ei ole. Kui me nime ei leia lehelt, siis meie ei hakka tuvastama, kelle leht on. Kuna hindamiskriteeriumis on üks see punkt, töölehtede täitmine, siis arvestage ise, mis juhtub, kui nime ei ole peal. Et kui teie töö lõpeb 12:00, täpselt 10 alustate, 12:00 lõpeb, seal sees on konsultatsioon, pesu, hooldus, lõikus ja kliendi-lehtede täitmine, et siis see on täiesti piisav aeg. Et salongis ma ütlen, et ei lähe kellelgi nii kaua selle konsultatsiooni ja tegemisega aega. Aga kui te tõstate käe püsti, ütleme niimoodi, kui lõikus on valmis ja viimistlemata, sest me ei saa kontrollida lõikust, kui seal on vaha või seal on lakk, eks ole. Kui lõikus on valmis, siis võite meid kutsuda, aga sel juhul peab olema töökoht puhas, ise olete korras, töölehed on täidetud ja klient on valmis, et me kontrollime. Ja iga kontrollimise peale me võtsime nüüd 3, maksimum 5 minutit, mitte rohkem. Et te peate olema valmis oma tööd esitlema. Et õpetajad, kes te praegu, eks ole, instrueerisite oma noorel meistril seal tööd tegema, siis see esitlus on, et sa võtad lihtsalt selle initsiatiivi enda kätte. Mitte see, et meie tuleme, mis sa nüüd tegid? Anna nüüd lõikusjoonis, palun anna mulle kamm. Et me hoiame selle asja kokku, meie tuleme sinu juurde ja sina räägid, mida sina tegid. Ulatad meile oma töölehed, ulatad kammi ja hakkad kohe rääkima. Vot minu Andres siin soovis seda asja ja mina soovitasin talle, et võtame hoopis küljed lühemaks, kui tema soovis ja sobib tema peakujuga ja näokujuga ja igapäevaste harjumustega, eks ole, peseb pead või käib trennis ja nii edasi. Et see jutt võiks olla ladus. See on nüüd see asi, mida ma eelnevalt ka rõhutasin, et me hindame seda suhtluse momenti ja meile töö esitlemine on täpselt samasugune suhtlus kui suhtlus kliendiga. Et
olge siis nii, nagu te tavaliselt olete. Ma saan aru, et eksami ajal on inimene natukene pinges või krampis, aga uskuge mind, kui see meestöö on tehtud ja te olete selle nii-öelda endast ära saanud, siis see suhtlemine muutub palju paremaks ja see naistöö läheb palju vabamal sellisel nagu tundel edasi. Et ühesõnaga, meie loosime 9.45, siis instrueerime, kell 10 tulevad kõik mehed sisse ja teie hakkate tööle ja meie teeme pildid ja käime ringi ja vaatame siis, kuidas teie üldse töötate. Ja kell 12 on siis kõigil lõpp, viimistlust peas ei ole ja meie siis 3–5 minuti kaupa käime, vaatame kõik läbi ja teie esitlete oma tööd. Minu modell Urmas või minu modell Kaarel soovis seda, mina siis soovitasin talle seda ja siis me anname väikse aja viimistluseks, milleks ärge jumala pärast kokku hoidke, et viimistlust tuleb kasutada, kuna osade lõikuste puhul muidu see lõikus üldse välja ei tulegi või see iseloom ja teine asi, et see viimistlus annab teile ka punkte. Ma nägin, et mingid küsimused. Ja 2 küsimust, mis on põhimõtteliselt üks ja sama küsimus. Et kas meestöö tarvis on vajalik inspiratsioonipilt? Et see on juhendis kirjas. See juhend tegelikult läheb selle uue juhendi alla, jah. Et kui te soovite, siis te võite seekord seda inspiratsioonipilti kasutada küll, aga teil ei saa see endal kuidagi olemas olla, sellepärast, et mis inspiratsioon, te ei tea ju, mis modellgi teil tuleb. Modell võib oma telefonist näidata. Seda on tegelikult alati juhtunud, et keegi näitab ja keegi ei näita. Aga see nüüd tuleb ikkagi nende uute asjadega siis järgmisel korral, et seekord on nii nagu tegelikult see vana eksam, et me ei saa nõuda seda inspiratsioonipilti. Aga tore on, kui klient näitab seda, sellepärast, et ma võiks oma töös nagu öelda, et mulle väga meeldib, kui inimene tuleb pildiga. Mul on vähemgi nagu arusaam, mida ta tahab, kui see, et ta räägib mingite oma sõnade ja terminitega, millest ma tegelikult üldse aru ei saa, mida ta selle all mõtleb, eks ole. Et jah, aga teil ei saa seda inspiratsioonipilti kuidagi olemas olla. Kui on, siis on asi ikka väga kahtlane, et kus te selle siis juba eelnevalt sinna kaasa võtsite. Nii, kas see meestöö asi on siis selge? Pärast hindame seda viimistlust ka ikkagi. Ja, et kui see, Triin ütles väga õigesti, et me kontrollime ära ja siis ütleme, et viimistle, siis teed ju kiiresti mingisuguse viimistluse. Kas meestel, ma ei usu, et teil seal mingisugust suurt föönitamist tuleb, aga kindlasti mingi toote vähepanemist, juuste sättimist või kui keegi soovib föönitada, et see aeg on täitsa olemas, aga meile tuleb seda siis näidata ka. Ja föön on tavaliselt valmis, eks ole, selleks hetkeks. Ja meestööl kontrollime lõikusi alati kuivalt. Ja meestööl lühenevad juuksed 1,5 sentimeetrit, jah. Et naistel eeldabki see seda, et seal on tegelikult korralik föönisööng alla tehtud ja pärast viimistlit. Ma lisan ka, et meestöös tegelikult samamoodi, et peaks olema see viimistletud, nagu selles mõttes viimistlusvahendid ei ole kasutanud, aga eelnevalt näiteks hoiaks söönitamiseks alles neid võib kasutada, aga et see peaks olema ka tehtud, sest muidu ju ei saa seda lõplikku tulemust ise ka hästi näha, et kas sul on see lõikus hästi välja tulnud ja nii edasi. Et siis peaks see juba valmis olema, et mitte uuesti jagada, et juukselõigus samamoodi ei tehta ju nii, et kui võtad suvalt juuksed ära ja siis hakkad uuesti föönisvahendit tegema, peaks olema ikkagi järjest, kui kuivatada, siis juba nii, et on selline korralik föönisvahend. Te ütlesid, et sul oli ka heli sees, et siis segab kuulamist. Väga suva, lähme tõsi. Kaja räägi. Okei. Ja siis Reet küsib. Ja Reet, ma näen 1,5 ja see on, ma ütleks, miinimum. See ongi meie tegelikult see murekoht, et leitakse see modell, kellel on juba eelnevalt ikkagi, võibki öelda masinlõikus, kuklas ja see on nii lühike, et kahjuks seda, kuidas öelda, me võime mingit puhtust seal hinnata, aga seal ei tule see töö iseloom või selle asi üldse välja. Et eksamini on nüüd aega 6 aega. Sa rääkida?
Ma lükkan sisse, aga mul ei ole nagu heli. Okei, ma näen. Jah, sul ei tule. Okei, kirjuta, muidugi. Eksamini on kuu aega, et saab lasta ju kellelgi veel 1 sentimeeter kasvada. Tegelikult oleks võinud juba paar kuud tagasi selle lasta kasvada. Nii. On teil veel küsimusi selle meestöö kohta? Me kindlalt räägime see hommik ka. Ma ei tea, õpetajad, vaadake üle need modellid, et oleks kindlasti, ma ütlen, et kui keegi toob nii lühikese, kust on feid välja kasvanud ja kuskil mingi pool senti on juukseid näiteks üldse siit ära ajada, on ilmselgelt. Modelli valik on kehva, see on esimene kriteerium, see on läbikukkunud töö. Ja me anname sellele, kes tõi, aga see on läbikukkunud. Selles mõttes me ei saa võtta sellist modelli vastu. Mis see peaks teha nulli mitte? Aga see ei ole 1,5 sentimeetrit. No küll, et ma ei räägi lihtsalt, sest et muidu siin on see heli. Jah, et kui ikkagi peanahk juba eelnevalt paistab, siis ei ole seal nagu midagi rääkida. Mõelge natuke nende modellide peale. Ja pealael ka juuksed olla. Ja muidugi Triin ütleb siin kõrval, pealael võiks ka juukseid olla. Seal on see teine variant, et kui te oma vanuse modelli võtate, siis võib olla, et tal on juba see feidsoeng all, eks ole. Aga kui võtate vanema inimese, siis juhtub see, et pealael ei ole juukseid. Et tegelikult on kriteerium, et kogu juukse kasvuala peab olema kaetud juustega. Et auku ei saa meil hinnata ega lõigata. Paraku töös on väga palju selliseid inimesi, kes tuleb, kellel ei ole kuskil juukseid, aga siiski jah. Nii, aga lähme siit edasi selle naistöö peale, kus on siis ka nüüd ajafaktor veidi muudetud, et me ei lõpetaks 8:30, 8:10, vaid me lõpetaks eksami kell 6. Äärmisel juhul kell 7. Oi, kutsu sai haiget. Vabandust. Nii. Naistöö on siis nüüd täpselt samamoodi. Me loodame, et me oleme ilusti meestööga selleks hetkeks valmis. Et me üritame loosida naistöö modellid 12:45. Siis samal ajal, kes seal sööb või joob või mis iganes, et teeme väikse ringi, kui kellelgi on tekkinud mingisuguseid küsimusi. Kui ei ole, siis ei pea seda ringi ka tegema. Et naistöö algab kell 1 ja modellid tulevad kõik korraga sisse, et me ei hakka seda 3 kaupa asja tegema. Konsultatsiooniks on aega pool tundi ja aeg läheb käima siis kohe kell 1, kui modellid tulevad ja aega on siis kella 5-ni. See pool tundi, kes kasutab, kes ei kasuta, kes teab juba täpselt, mis tegema hakkab, siis hakkabki tegema. Meie käime ringi, teeme pilte ja vaatame kliendi neid värvitöölehti. Et vaikides vaatame ja kui tekib mingi küsimus, küsime, kui ei teki mingit küsimust, võite alustada tööd. Sellist pulkadeks lahti arutamist, mida me siiani tegime enne ja ka siis pärast eksamit, siis seda enne ei toimu, sellepärast et me eeldame, et te oletegi valmis eksamit sooritama ja järgmisel päeval iseseisvalt tööle hakkama. Et siis mõelgegi läbi, et mis värvi teete, mis lõikuse teete. See värv peaks olema seal paberi peal selle poole tunni jooksul kirjas, et me saaksime sinna pilgu heita. Ja hakkategi rahulikult tööle omas tempos. Kes kui palju kulutab värvi peale aega, kes kui palju lõikuse peale aega. Värv peab olema, siis juuksed peavad olema terves pikkuses värvitud. Aga kuidas? See on teie enda lahendada. Ka toonimine on värvimine. Et kui te teete näiteks, ma ei hakka nüüd ütlema jälle, et pärast on nii, kunagi oli see mingi laastu teema, aga ma ütlengi, et kui te teete värvitehnikaid, siis kas mingit triibutamist või issand, kust ta need kättes? Okei. Koer teeb mul pahandust, siin sai juuksed kuskil kätte. See ei saa neid toimub.
kui te teete värvitehnikaid, värvite juuri ja teete otsa toonimise, siis see on täiesti piisav ja värvitehnika ei pea olema terve pea ulatuses. Et võib ju olla, et hoopis oletegi pealaele heledust andnud näiteks juure värvinud tumedaks ja pärast toonite näiteks poolpüsivärviga või ka tooniaga. Aga me näeme, et te olete teinud vähemalt 2 kuni 3 erinevat sellist värvilahendust, et pakkunud midagi muud kui lihtsalt juure värvi inimesele. See ei näita nüüd teie kutsemeisterlikkust, kui te lihtsalt juured ära värvite, kuigi näitab see ka. Aga siis võiks olla see ots värskendatud. Ja kui te kutsute kontrollima, ühesõnaga kell 5 läheb kell kinni ja see on nagu te ka seal noorel meistril nägite, et kõik lihtsalt tõstavad käed üles nagu Masterchefil, et nüüd on see tööaeg on läbi. Selleks hetkeks võiks valmis olla või peab valmis olema, mitte võiks. Siis töö ja föönitatud, et on pandud alla kas siis vahtu või föönivedelikku ja föönitatud, aga lõppviimistlust pole pandud. Ei vaha, ei lakki, ei mingisugust, ma ei tea, sädelust või asja sinna juurde. Siis te peate esitama lõikuskeemi ja värviskeemi ja esitlus. Täpselt samamoodi meie tuleme teie juurde, te ulatate meile töölehed, kammi ja räägite. Minu klient Triinu näiteks tuli meelde, et soovis oma juukseid saada natuke heledamaks, et ei pea laskuma niisugusse väga spetsiifikasse, klient ei osanud öelda, aga mida teie siis tegite? Et tahtis saada tumedamaks, tahtis saada punasemaks, tahtis saada heledamaks ja mina soovitasin talle ja otsustasin, et ma panen juure peale selle, teen talle veidikese triipe ja toonin kraanikausis või et me värvime juured tumepunasemaks ja otsad teeme helepunasemaks või et me värskendame juurevärvi või katame hallid seal juurel ja otstesse anname sinna kerge võib-olla punaka läikega tooni. Et üks asi on see, mida klient soovib ja üks asi on see, kuidas teie selle töö lahendasite. Ja värviretseptis värvinumbrid ja see. Ja. Ja kui te teete seda kliendi konsultatsiooni, mis on ülihea, et te peate kliendile ei saa rääkida, et ma panin sulle 746 või ma ei tea, kui teil on tähed, et 6 VB või ühesõnaga selliseid asju me ei saa rääkida. Et me võime kliendile öelda ka mitte tumedusastet, see 7 või 6 tumedusaste ei ütle kliendile mitte midagi. Et te ütlete, et me värvime keskmises tumedusastmes kuskil niimoodi mingi punakas pruuniks või külmaks heledaks näiteks, väga heled. Et ühesõnaga, te räägite meile ja kliendile mitte numbritega, vaid sõnadega, mida see värv tähendab. Mitte numbrite ja tähtedega, sest me oleme küll ülikursis kõikide toodetega, mis Eesti turul on. Ja siis teame ka brändide numeratsiooni, aga see võtab natuke aega, et me suudaks ühelt lainelt teisele saada. Et meil on väga kena, kui te ütlete näiteks 675 asemel, et 6. tumedusastmes pruunikas punane või et 10. tumedusastmes tuhk violetne näiteks 10-16. Ja firma nimi ka, sest siis me teame numbrit. Ja Triin ütleb, et firma nimi ka, et meil on jah, võib-olla see, ma näen, et osad lähevad kinni või? Sa ei näe? Ei. Mingi võrguühendus. Ja firma nimi ka, jah, et kas Goldwell, Vella, Schwarzkopf, mis on Pärnus on ka need, mis teil on seal, Inebria on. Teil on omad värvid, ma tean. Et see oleks meile ka väga tore teada. Me ei saa kontrollida. Näiteks kui värvi lehel ei ole kirjas firmat, siis meie ei tea, mis numbrit ta seal on. Et seda võib ütle. Jah, et kes kasutab Saksa süsteemi, ehk siis Vella, Kadus, Goldwell, Schwarzkopf, siis meil kattuvad numbrid ja nimetused. Aga kui kellelgi on midagi muud,
siis see number võib tähendada meie jaoks seda, et kui mina tean, et näiteks, kuidas öelda, mina tean, et meil on 2 roheline, siis osadel firmadel on 2 violettne, mis on must be seal sees. Et siis on hea, et kui on see nimi seal juures, keegi veel kirjutas midagi. Alter ego sim, jah, just. Et hästi tore on, kui mina tean, aga tore, kui siis keegi. Kui meil on selle kliendi lehel see kirjas ja meie kontrollime, siis meie ei tea enam, mis värvide rahvas hiljem, et oleks see firma kindlasti seal kirjas. Jah, et firma siis võiks ka seal firma värvi lehel kirjas olla. Et kui me edaspidi oleme sunnitud korra värvi seda lehte vaatama, siis me teame ka edaspidi, mis seal kirjas oli. Nii. Kui peaks olema, et eksamil juhtub mingi selline... Tal on praegu mikker väljas, ta tuleb minu sellest arvutist sisse selle. Sest et ennem oli märge, et hakkame kajama muidu koos. Kui peaks olema midagi, et töö ei õnnestugi ja ma ei tea, kui palju meil neid juhtumeid nüüd on olnud. Meil tegelikult vist on 2-3 korda tulnud seda ette, siis õpetajad on olnud väga tublid ja me ei saa, kui on juhtunud mingisugune asi, millega klient ei ole nõus uksest välja minema, siis meil on õpetajad olnud tublid ja selle läinud teises ruumis ära parandanud, nii kuidas saab, kas siis lõikuse osas või on seal värvi mingi toonimine. Et see on nüüd ikkagi ka, et me ei saa klienti lasta uksest välja, nii kui on mingi ehmatav asi. Et õpetajad siis võiksid valmis olla selleks. Tagasiside tuleb täpselt, naistöö kontrollimiseks me oleme võtnud 10 minutit. Ja selle esitluse kuulamiseks, sest seal on natuke rohkem kui meestöö. Meestöö 3-5, naistöö 10. Et kui me lõpetame 5 ja teil on seal 10-13 õpilast, siis see eksam läheb 6,5-7 koos selle lõpu tagasiside ringiga, siis 7 ma arvan. Aga see on mõistlik, et me oleme kõik võimelised järgmisel päeval ka tööd tegema ja kellel siis on Jõhvis meil 2 päeva, siis eksam seda siis ka kõike tegema, hindama ja teie olete võimelised ja õpilased on võimelised. Et selline väike ajaline muudatus siis seekord ja ma ütlen nagu oma seisukohalt, et kui järgmine aasta sellele naistööle me kehtestame sellised uued reeglid, ehk siis, et sa tuled oma kliendiga ja tõmbad piletina ainult värvitehnika, siis see saab olema kindlasti kuidagi enesekindlusele kindlalt annab kõvasti juurde, et sa teostad selle töö ja kindlasti saab olema lihtsam variant ja mahub aega. Küsimus. Võib-olla see tuleb üle, ma ei saa mikrofoni. Nii. Oota, Kas täitmiseks tuleb see uus värvitöö kliendikaart? Uus värvitöö kliendikaart? Ma ütlen, et jään korra vastuse võlgu. See, mis see praegu on. Jah, see, mis homme on üleval, see tuleb kaart tuleb. Ja pani lingi siia. Nii. Seda ma tahan selline. Kerti vaatab üle korra. Jah. Põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt küll, sinna võib mingi küsimus juurde tulla. Kuule, näe, tal on jälle juuksed. Kus ta saab neid? Tal saab lauli. Kus? Mul on ära pandud kõik, ma vaatan, et täiesti. Nii kaua, kui Kaja siin šokis on minu äraelitud koera pärast, siis ma tahan ühte asja lisada, et me räägime siin
Ei, mul on 2 sõna. Okei. Et me räägime siin, et värvitehnikad. Tegelikult on see niisugune üleüldistatud nimetus. Tegelikult värvitehnika on, eks ole, juba terve pea värvimine, mingi eriliste dimensioonide esile toomine, kõik see asi. Me räägime tegelikult värvi peale kandmise tehnikatest, ja see oli ka noorel meistril, ehk siis kuidas värvi peale kantakse ja see peaks olema päris selline päris kiiresti omandatav. Jah, et võib-olla terve pea on üks, kui Triinu siin vaatab, et talle teha üks niisugune värvimuutus, et see on kindlasti raskem. Aga mida Kaja? Ja, ma leidsin, kus ta võtab. Ta käib siin neid võtma. Segi päeva korraks selle mikrofoni pausile enda. Ma saan sulle lõpega. Üks sekk. Nii, üks küsimus on siis tulnud veel. Juhendi selles osas, kus kirjeldatakse värvimodelli valikut, on üks lause poolik. Öeldud on, et lubatud on nii püsi, poolpüsi kui ka toonimine ning samuti ... Kas midagi olulist on veel, mis on seal kogemata ära jäänud? Ma ei tea täpselt, mis lause see on, aga blondeerimine, triibutamine. Ma arvan, et see on ära jäänud, jah. Ja ärge kuidagi, et ärge seda siis hakake tervet pead tegema, eks ole, sest siis ei mahu aega. Aga mingi värvitehnika mahub kindlalt aega. Ma ei ole nagu veel kordagi kohanud ühtegi seda, kes selle pärast aega ei mahu pigem. Pigem on see lõikus äkki. Lõikuse koha pealt tahan ühte asja öelda. Vaatamata sellele, et ma seda iga aasta rõhutan, keegi ikkagi teeb seda. Et õpilased, kui te nüüd kuulate, siis ärge valige ainult massiivset alläärt, sest selle lõikamine on kõige raskem. Mina alustan oma edasi jõudnud juuksurite koolitust massiivse alläärega ja nad lõikavad seda tund aega ja tegemist on aastaid töötanud juuksuritega. Seda perfektselt lõigata on, ma arvan, teil suhteliselt veel võimatu. Et kui me tuleme kontrollima ja kammime sealt kõik selle, mis sealt alt nagu välja tuleb, et siis me ikkagi leiame sealt midagi. Ja kui te olete valinud ainult selle lõikuse, siis meil ei ole mitte midagi muud hinnata. Ja see lõikus on ebapuhas ja ta ei ole teostatud. Kui te valite sinna juurde, et te lõikate tuka või te lõikate gradueeringut natukene poobi või lõikate lühemalt lõikust või lõikate pealage, siis meil on veel midagi hinnata. Nii et kui see alläär juhtumisi puhas ei tule, siis meil on veel midagi hinnata. Aga kui on ainult see, siis paraku on nii, et jah, nii ta on. Nii, oota. Ma lisan siia juurde igaks juhuks, et seda võib ikkagi teha, kui keegi on endas kindel, et lihtsalt kahjuks, et ärge tehke praegu, et see on, kõik on lubatud. Et kui oleks endas kindel, et siis võib teha lihtsalt, et see on tõesti keerulisem, et teha perfektselt. Aga et üks küsimus tuli ka, kui teha triipe või salke, kuhu selle retsepti peaks kirjutama kliendikaardil või kui kirjutan selgituste juurde ja pärast seletan, mis on mis. Ja seal värvikaardil saab retsepti osasse kirjutada siis, kas tegid blondeerijaga salke või millega iganes või värviga, et siis on lihtsalt värviretsept ja seda, kui te ütlete meile, et tegite triipe, siis me teame juba seda arvestada selles suhtes. Jah, see on täitsa suur lahter kommentaarideks, kus saab kõik kirja panna. Jah, suur lahter olla kommentaarides olemas, siis kuhu saab lisada, jah, selgitused, kirjeldused, kommentaarid. Oma sõnadega juuksurite väljendid kasutades. Ja ma veel võib-olla räägin selle osa üle, et selle värviretsepti teema ikkagi, et kindlasti ma rõhutan seda, et te kirjutaksite sinna numbrite taha, mis värv tähendab mida, et 3 näiteks kuldne ja nii edasi. Ja kindlasti ikkagi see firma ka sinna värvikaardile, sest et neid on nii palju erinevaid firmasid ja me saame hiljem vaadata, mida siis keegi on kasutanud, kui see on vajalik. Et kas see vastas värviretseptile ja sellele, mis juuksed olid. Ja siis ja veel seda sama suhtlust, mis Kaja rääkis, et kuna meie ei küsi enam küsimusi lõpus,
see juuksur või siis eksaminant räägib siis, mida tema tegi oma töö käigus ja ta peab arvestama sellega, et kuna meie küsi küsimusi, siis kui tema ise midagi ei räägi, siis ta ei saa lihtsalt nende asjade eest punkte. Et see on võib-olla oluline, et mis seda eksaminanti võib-olla paneb natuke rohkem ka rääkima, et ta teab, et sellest sõltub tema töö tulemus, et ta peab ütlema, mis ta seal tegi, rääkima juuksuri keeles ja et sellega arvestada siis. Ma tegin oma mikri jälle lahti, et siis suhtlemine ja veel kord suhtlemine, ka kliendiga suhtlemine on tavaliselt juuksuritöös peaaegu et pool võitu. Küsimus, milline minimaalselt on vaja lõigata naistööl? Nii, ühesõnaga, ma tahaks sellele vastusele öelda, et kui sa ennem ei kuulnud, siis mine sinna hindamisjuhend juuksur tase 4 ja seal on kõik kirjas, mis on minimaalselt vaja lõigata, aga ma võin öelda, et minimaalselt 2 sentimeetrit. 2 sentimeetrit peab olema ära. Kui te lõikate ka sirget altäärt, siis 2 peab olema. See niisugune otste piiramine või puhastus ei ole lõikus meie jaoks eksamil. See peab olema nähtav muutus. Ja ükskõik, mida te teete, Triin ütles siin ka kõrvalt praegu, ükskõik, mida te teete, nähtav muutus on selle asja nimi. Nii lõikuses kui värvis. Et me peame nägema, et enne ja pärast on toimunud muutus. Ehk siis juuksed on lühenenud ja värv on muutunud. See ei tähenda, et värv peab olema valgest punaseks ja punasest mustaks. See võib olla blond, aga seal on kas toon muutunud, kasutatud mingisugust tehnikat või muutus peab olema, sest et kui seda ei ole, siis on jällegi natukene vähe. Ma korra räägin. Räägi. Ma lisan veel selle pikkuse kohta, kui palju maha võtta, et seal on ju suur vahe ka, et jah, et juhendis on, et 2 sentimeetrit on see minimaalne, aga seal on suur vahe, et kui modellil on näiteks välja kasvanud poisi pea ja sealt võtta 2 senti maha, sealt on ju kohe näha silmnähtavalt see missugune muutus, aga kui on poolde selga ühepikkused juuksed ja sealt võtta 2 sentimeetrit maha ja ikka nad on ühepikkused, siis see ei ole nähtav muutus. Ja ma lisan siia, et Triin praegu võib-olla kogemata ütles see poolde selga, et ärme neid selliseid modelle sinna väga toogi, et kui on kellelgi pikemate juustega modell, aga ta tahab ära lõigata, meil on korduvalt olnud selliseid modelle, tulebki, ongi siiamaale, eks ole, aga ta tahab kohe ära lõigata õlgadeni, mis on tegelikult kriteerium, et me ei saa öelda, et see modell ei sobi. Ta tahab õlgadeni ära lõigata, sest me võtamegi ju tegelikult selle suure, nagu juuksuritööski. Me võtame selle suure pikkuse kätte, lõikame ta suhteliselt mustalt, eks ole, seal ära selle pikkuse ja ongi õlgadeni juuksed ja peale seda siis veel. See on piisav muutus, seda me arvestame kohe kindlasti. Nii, tuli küsimusi veel. Kus mina näen neid ise? Paremal on. See, kus inimesed on või? See kõrval keskmine, see märk. Nii, vestlus. Ja. Rohkem nii. Kas kindluse? Ja, Reet, väga hea küsimus siin see allergia, et see on tõepoolest ka seal selles hindamisjuhendis kirjas. Et me ei saa võtta vastutust, et järgmisel päeval on keegi värvimodell omadega EMO-s. Ja kui on allergia, siis isegi mitte järgmine päev, vaid paari tunni pärast. Olge kenad, tehke see allergiatest ära, kes teil tuleb. Eks, tehke värviga, kas kõrva taha, tavaliselt tumeda värviga. Võib teha ka siia, aga see võib-olla ei näita nii kiiresti. Kõrva taha väike jutt, eks ole. Ja kellel on allergia selle vastu, siis sellest väikesest ei lähe see allergia nii hulluks, kui see, et ta on kogu pea ulatuses ja veel võib-olla sooja all. Nii. Ahaa. Jah, siis rohkem küsimusi praegu ei ole. Ma tahtsin veel lisada, et kui teil tekib küsimusi, palun kirjutage julgelt. Kirjutage mulle.
ja Triinule. Kerti või Kaja? Võib-olla lahendame selle siis, sest Kerti tegeleb meil sellise asjaajamisega rohkem, et meie sellise sisulise poolega, et võite kirjutada, aga ärge kirjutage mulle sinna juuksuri ühenduse aadressile. Kirjutage septeli.kaja@gmail.com ja sinul on. Ütle siin. Võin panna siia. Kirjutame, ma kirjutan ka. Jah, või kui ühenduse aadressil saadate, siis Kerti saadab edasi. Aga jah, et see sisuline pool on nagu rohkem meie teema. Aga see kliendi kinnituskiri selle kohta, et teda on informeeritud, mida talle teha. Kuule sind, kui sa meiega räägid. Siin ka keegi küsib, et kirjuta chati, kuhu kirjutada. Ma panen lihtsalt selle info, et jah, siis tuleb nagu üleüldiselt. Ja, siis. Jah, et võib-olla arvestate sellega, et moment kohe vastust ei tule, sest me teeme ka värvid, aga üldiselt kogu aeg hoiame silma peal. Kas on kõlas? Minul on. Mind ei kuule või? Ei. Kuuleb. Natalja, ma sind ei kuule, ma näen, et sa oled sees. Reeta, ma ka ei kuule, aga see peab olema teiepoolne viga, sest mind te kuulete. See on teil kuidagi siis seal. Meil see ei saa meiepoolne olla. Sest siis te ei kuuleks mind. Oota, kas Natalja nüüd ei kuulnud üldse midagi või? Jumal tänatud, ma mõtlesin. Nad lihtsalt tahaks ise midagi rääkida, ma saan aru. Reet küsib, palun infot, kas kliendil peab olema kinnituskiri selle kohta, et teda on informeeritud teostatavast tööst. Eelnevalt on seda nõutud. Ja ikka. Tähendab, klient peab olema teadlik, et ta tuleb eksamile ja et aega läheb nii palju. See, et nüüd see töö, mis talle tuleb, me ei saa öelda, et ta peab olema valmis punaseks. Ta peab olema valmis muidugi igaks asjaks, aga jah, et ikkagi, see tuleb sellise kliendi nõustamise käigus ikkagi välja. Aga just see, et ta on eksamil, võib juhtuda, et ei ole täpselt see tulemus, mis ta võib-olla nagu ette nägi, et klient ei tohi hakata ju seda õpilast vaesekest seal eksami ajal segama. See on see asi. Et äkitselt ta ütleb, meil on juhtumeid küll, kui klient hakkab rääkima, et ta peab rongi peale minema. Et ta peab ära kohe minema, millest pärast selgub, et ta saaks jääda ka näiteks Tallinnasse ja selleks hetkeks on see vaene juuksuri õpilane nii närvi aetud. Et kui me märkame seda, et klient hakkab ajama juuksurit närvi, siis me sekkume. Ja oleme ka ükskord saatnud ühelt eksamilt väga sellise pahatahtlikult õiendava kliendi lihtsalt minema. Räägi. Modellide valimisel veel, et ikkagi valida nagu hästi, sest mõeldes, et see võib sattuda endale, see modell, et tal oleks piisavalt juukseid, aga mitte, ma ei tea, kõige paksemad juuksed, mida te elus näinud olete ja et te oleksite veendunud, et see modell on pigem avatud, et ei oleks nii, et ta tuleb kohale, näiteks tal on sellised heledad juuksed, nagu mulle ütleb, et ta ei olegi millegi muuga nõus, kui et ainult see juur oleks hele. Et modell peab olema avatud, sest et sellest sõltub ka, kuidas
siis eksaminandil see töö läheb, sest et ta peab ju tegema sinna ja eksaminant peab ka siis arvestama kindlasti, et seista enda eest. Et kui näiteks ongi selline modell, kes ikkagi ütleb, et ma ikka väga ei taha üldse mingisugust muutust, et siis öelda, et ta on praegu eksamil, sellest sõltub selle eksaminandi tulemus. Ja selle tõttu peab olema kindlasti siis see modelli valik ikkagi hästi tehtud selles osas, et arvestada, et modell peab lubama ikkagi teha, see ei tähenda, et ta peab lubama, et ma ei tea, blondid juuksed oranžiks värvida, aga et sinna tehakse mingid värvilised salgud võib-olla või tumedamad või mida iganes või natuke toonida tumedamaks ja nii edasi. Et see on hästi-hästi oluline, sest tihti on olnud neid, kus ongi, et modell tuleb, ütleb, et tegelikult ei taha, et eriti pikkust võetakse ja seda värvimuutust väga ei taha. Et kahjuks ei ole väga hea, nagu hästi valitud modell sinna eksamile. Ja kui on tarvis, loomulikult me tuleme ja selgitame, et on seda tulnud ette varemgi, et me lähme ja ütleme, et kui te ei luba, siis see inimene on eksamil nii-öelda ju sooritamata või läbi kukkunud. Et üldjuhul nad siis lubavad, et see ongi mingi naljakas asi, et ta hakkab selle noore peal ennast nagu kehtestama, et ei luba ja ei taha. Ja kui meie ütleme, siis ta lubab, aga eksam on alanud nats vale jalaga selle osaleja jaoks. Et mina oleks küll närvis selle peale juba. Eks. Ka see õudne sekeldamine, et kui me hakkame seda modelli andma tagasi sellele, kes selle tõi, et ka see rikub nagu nii-öelda seda atmosfääri seal eksamil natuke, kõik lähevad natuke närvi, mis siis, et neil on nagu hästi, aga lihtsalt, et me prooviks vältida selliseid asju, et te kohe ennast juba esimese 10 minuti jooksul peate halvasti tundma. Ma lisan veel see. Ja ma lisan, et kui siis eksaminandil on mingi seis selline olukord, et kas on, ma ei tea, peanahaga mingi probleem suur või siis tundub, et see modell hästi ei sobi, et siis ta võimalikult kiiresti meile annaks sellest teada. Et mitte ei ootaks näiteks kui me oleme kõik konsultatsioonid või kuulanud ära, et nüüd töö hakkab pihta, et siis alles öeldakse, et kohe, kui tundub, et siin on mingisugune probleem, et siis kindlasti kohe öelda, niimoodi me saame võimalikult kiiresti nagu seda olukorda hakata lahendama ja selle eksamiga edasi minema, muidu see aeg kulub selle pealt lihtsalt. Veel ühte asja siis lisan, kuna Triin tegi selle otsa siin lahti, et meil on olnud juhus, kus meestöös tõesti peanahk oli täiesti võimatus konditsioonis. Et see lõikus oli seal peal lõpuks päris ilus, aga see pea oli nii, kuna see oli masinalõikus ja see kõik tuli sealt välja ja seal oli veriseid kohti ja seal oli selliseid suuri kõõmaletakaid, siis ta ei ole visuaalis, meil ei ole ta ka kontrollitav nagu väga hea. Et sellised variandid katsuks eksami puhul välistada, kuigi töös neid tuleb palju ette, eks ole. Aga et vaadake see peanahk ka üle, sest et esiteks seda oli teatud kohtadest peaaegu et võimatu lõigata. Nii. Teeks veel 5 minutit maks, kui te tahaksite midagi küsida. Uuendatud tingimused on siis homme-ülehomme lehe peal siis olemas, ütle Kerti. Täiendatud, jah. Ja siis see päris uus asi, mis ei olegi väga suur muutus teie jaoks, kes te siin noorel meistril osa võtsite, siis see on järgmisest korrast. Ma tahaks veel korra purjetada selle noore meistri tuules, et olles seal peakohtunikuks, ma olen ülitänulik, et te olite oma õpilased nii hästi ära treeninud, et teate, kui ma enne mõtlesin, et kas äkki see ei ole võimalik, siis tänasel päeval ma ütlen, et see on võimalik. Ja see oli kõva töö ja super töö ja väga tähelepanuväärne ja mul läks kohe tuju sellest paremaks, et seda on võimalik ka kõigile teistele õpetada ja suunata neid noorele meistrile osa. Et see tase oli seal selline, mida ma loodakski näha nii kooli lõpetamistel ja tööle tulemistel.
nii. Kas Benito, lõpetame praegu? Et jõudu teile siis veel sellel kuu aega ja näeme juba varsti. Mina tulen Jõhvi ja Pärnu ja Triin tuleb Tartu. Ja praegu siis ongi. Kilt ütleb, rohkem polegi kuskile minna. Ühesõnaga siis me tuleme teie juurde ja jääme. Hästi, kirjutage meile, kui teil midagi on. Õpilased võivad ka kirjutada ja küsida, aga palun ajage neil näpuga järgi, et nad loeksid läbi selle hindamisjuhendi. Seal on need vastused kõik olemas, eks ole. Tšau!